Eesti korvpallikoondislane Gregor Arbet, et sind on ees ootamas nüüd viimane mäng koondises. Et alustaks intervjuud sellest, et küsiks, et kas sa mäletad oma esimest mängu koondises, et kelle vastu see oli ja kuidas sul läks? Kusjuures mäletan isegi, see oli Prantsusmaa vastu, nüüd ma sain teada, et see oli aasta 2002, et kaotasime, sain paar minti mängida. Miks ta mul meeles on sellepärast, et pärast seda ma käisin oma elu esimeses dopinguproovis, et 2 minutit ja 3 minutit mängisin ja tiriti sinna proovi, et sellepärast on ta mul nagu eredalt meeles. Esimesest mängust nüüd rääkisime, et aga mis on sinu kogu karjääri jaoks koondises kõige eredamad hetked? Kas on see EM-finaalturniiril mängimine või on sinu jaoks midagi muud? No ma arvan, nagu nii-öelda hetk või mäng on see, kui me Bulgaariat võitsime ja sinna EM-i selle pileti lunastasime, et kodus täissaali ees see emotsioon oli vägev, et aga ja kindlasti ka EM-il kogu see nii-öelda EM kokku nii heades kui halbades nii-öelda päevades, et need nii-öelda eredamad hetked on. Et sa oled nüüd Kristjan Kanguri ja Janar Taltsiga, kellega te koos lõpetate, et oled sisuliselt 150 mängu koos koondisjärgi kandnud, et mis on sul nendest meestest kõige eredamalt meelde jäänud koondises, et mis on sinu silmade läbi nende kõige ägedamad mängud olnud? Neid mänge on nii palju, et niisugust konkreetseid mänge nagu ei oskagi nagu praegu kohe välja tuua, et aga ma arvan, et koondises on alati olnud mõnus olla, see atmosfäär, see seltskond, et selles mõttes võib öelda, et kogu see koondise karjäär on olnud eks ta on üles-alla meil käinud, ma mõtlen, et oleme igal pool läbi käinud, aga kokkuvõttes teeb ikkagi nii-öelda positiivselt meelde. Võib-olla siis veidi veel raskem küsimus, et mida sa mäletad või millal sinu teadvusesse esimest korda tulid korvpalluritena Janar Talts ja Kristjan Kangur, kas sa mäletad seda noorteklassidest? No Janarit mäletan nii-öelda noorteklassidest küll, kuna me mõlemad Tallinna poisid mängisime juba siin nagu nii-öelda mingeid mänge koos, et Kristjanit mäletan Audentese selle spordikoolist. Ta oli küll klass kõrgemal, aga siis me hakkasime nii-öelda sellest ajast mäletan ja tean Kristjanit. Seda mäletad, kas te kolmekesi kohe alguses saite nii-öelda hea klapi ja saite sõpradeks või võttis see aega? No sellest ajast, kui me koos ühes võistkonnas hakkasime mängima, sellest ajast jah, meil tekkis kohe klapp ja oleme sõbrad siiamaani. Et te kõik kolm olete veel oma klubides suht suures rollis, et kas ei ole liiga vara seda koondise järgi varne riputada? Ma arvan, täitsa õige aeg on. Ja mida sa ütleksid neile korvpallifännidele, kellel nüüd hingest tuleb selline kurbus ja tühjus, et nad on 150 mängu, 3 mehele saanud kaasa elada, nüüd peab valima nii-öelda uued lemmikud? No kõigepealt tulge 21. saali, ja elage kõik samamoodi korvpallile kaasa, nagu siiamaani olete teinud, et tulevad uued. Eesti korvpall läheb edasi? Eesti korvpall läheb edasi.